Tere, kallid kaasteelisest, siit kaunist Kuremaa järve äärest. Siiski Jumala ja heade inimeste abiga on õnnestunud mul leida ruumid. Selleks kohaks siis saab olema nüüd Tabivere rahvaaeg seltsimaja. Ja see teenistuse kuupäeva ei muuda, ikkagi toimub ta 23. aprillil kell 11. Ja toimumas on jumalateenistus, kohvilaud ja ka on päris kindel, et teen ka seal esimese piibliringi või isegi leeritunni. Täpsustav kuulutus tuleb üles homme, esialgu siis sotsiaalmeediasse ja läheb ka siis füüsilisel kujul laiali igale poole, kus tarvis on. Ja tänase lühijutluse aluseks, kus ma siis selgitan algkristlikke põhimõtteid, loen kirjakoha Johannese evangeeliumi 10. peatükist, salmid 11–21. Mina olen hea karjane jätab oma elu lammaste eest. Valgaline, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, läheb hunti tulevad ja jätab lambad maha ja põgeneb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta põgeneb, sest on palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ja ma jätan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel teisi lambaid, kes ei ole sellest tarast. Needki ma pean tooma siia ja nad kuulevad minu häält ja siin on üks kari ja üks karjane. Sellepärast isa armastab mind, et ma jätan oma elu, et seda jälle võtta. Ükski, kes ei võta seda minult, vaid ma jätan seal iseenesest. Mul on meelevald seda jätta ja mul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsusõna ma olen saanud oma isalt. Siis tekkis taas vaidlus juutide keskel nende sõnade pärast. Ja paljud nende seast ütlesid, et temas on kuri vaim ja ta jampsib. Miks te seda kuulate? Ja teised ütlesid, need ei ole seestunu sõnad ega kuri vaim või avada pimedate silmi. Aamen. Nagu me siin juures olevalt pildilt nägime sellest evangeeliumist, siis tegelikult jällegi Jeesus oli teinud imetegusid. Jeesus oli aidanud inimesi ja lõppkokkuvõttes ei saanud keegi aru või ei suutnudki keegi mõista, millega see Jeesus täpselt tegeleb või mis on üldse tema õpetuse sisu. Selle kirjakoha tegelikult põhiline prioriteet on hea karjane. Hea karjane ei jäta oma lambaid maha, ükskõik mida see siis ka selle karres enda jaoks lõpuks ka tähendab. See võib tähendada ka milleski maisest loobumist, see võib tähendada tagakiusu ja väljaviskamist ja kõike muud. Sest tegelikult algkristluses, kui see esialgu välja tuli, oli tegelikult ilmselgelt distantseeritud ikkagi maailmast ja põhiline prioriteet oli usk ja Jeesus. Ja antud juhul ka algkristlikus kirikus ikkagi rõhutan veel kord, ei küsima vaktsiinipassi, ei nõua maski kandmist ja ei ole tarvis ka päris kindlasti mingisuguseid erilisi selliseid teened või midagi. Et iga inimene tegelikult, kelle südames on Kristus, on oodatud. Mida ma siiski eeldan, et algkristliku kiriku liige ei tohiks kuulda siiski muusse konfessiooni, sellepärast, et inimene peab ikkagi endale täpselt selgeks tegema, kuhu ta kuulub. Ja see on väga oluline prioriteet, mis on igas koguduses määrava tähtsusega lõpuks. Et kui inimene ei ole ennast ära fikseerinud, et kuhu ta kuulub, et siis on väga raske tal suhestuda selle konkreetse kogudusega, kus ta käimas on. Et selles mõttes, et tuleb see valik siiski ära teha. Ka nende jaoks, kes on tegelikult leeri läbinud ja ristimise läbinud, ikkagi ma viin läbi mõned tunnid, mis on täiendavad, selleks, et selgitada algkristlikke põhimõtteid. Nendega saame hakkama siiski võib-olla palju vähemate leeritundidega kui nendele, kes ei ole üldse Kristuses tegelikult mingitel põhjustel midagi kuulnud või lihtsalt nad ei teagi midagi, et nendel ei ole räägitud sellest. Aga siiski südames on huvi olla kristlane ja seda usku elavaks elada. Nendega tõenäoliselt on need
1,5–2-tunnised leeritunnid, mis 15–20 korda. Ühesõnaga, sõltuvad, kuidas leerilaps siis edasi jõuab. Ja leeritunni põhimõte on see, et me selgitame 10 käsku, me võtame Uue Testamendi, võtame sealsed eetilised printsiibid, mis siis igapäevaelus töötavad ja püüame siis seostada Kristust argipäevaga. Et aru saada, kuidas siis see Kristus tegelikult toimetab. Tänane kirjakoht on tegelikult väga hea näide karjasest kui sellisest, et karjane põhimõtteliselt tõstab ikkagi koguduse esiplaanile ja ei hakka tegema riigi ja valitsusega koostööd, eriti seda veel juhul, kui see riik ja valitsus läheb otseselt vastu kristliku agendaga või kui ta tegeleb, ütleme niimoodi selliste asjadega, millega ta ei peaks tegelema. Kui ta läheb kallale inimeste eludele ja kasutab otseseid repressioone nende vastu, kes teatava globalistliku agendaga kaasa ei lähe ja seda algkristlik kirik kindlasti, nagu ma rõhutan veel kord, ei tee. Tegelikult on oodatud kõik vanusegrupid. Kõik vanusegrupid on oodatud ja sealhulgas ka lapsed. Ka selle peale olen mõelnud, et võiks mõelda ka pühapäevakooli tegemisele. Et niimoodi hakata juba varakult koguduse jaoks järelkasvu juurde tooma ja nooremale põlvkonnale anda võimalikult palju teadmisi Kristusest. Sest ikkagi noored on koguduse tulevik ja on lausa hädavajalik, et nendega tegeletakse. Ja nendele neid teadmisi edasi antakse. Ütleme niimoodi, et see on prioriteet. Muidugi tegeletakse ka osalt teistest konfessioonidest noortega, seda ma ei saa öelda, aga küsimus on pigem selles, et lihtsalt see peavoolumentaalsus on nagu algkristliku aluse pealt korralikult nihkesse läinud. Eriti, mis puudutab teatavaid konservatiivseid aspekte nagu traditsiooniline perekond, et on muututud viisakalt öeldes liiga sallivaks igasuguste inimlike pahede ja rollinihete ja kõikvõimalike muude asjade suhtes. On unustatud algkristlikud printsiibid. Näiteks, mida tegelikult on ikkagi päris raske aktsepteerida, on siiski naiste ordineerimine, seda algkristlikus kirikus kindlasti olema ei saa, sest see on otseses vastuolus üldise preesterluse printsiibiga. Üldise preesterluse printsiibiga sellepärast, et on aastatuhandeid olnud niimoodi, et ikkagi juhtrollis on kõikvõimalikes usukogukondades olnud ikkagi mehed, juhtpreestriteks, daamid on neid aidanud ja toetanud kõikvõimalikul viisil oma talentidega, mida neile siis Jumal on parasjagu kaasa pandud. Kõige tähtsam on see, et ka vanasid inimesed ei unustada ja algkristlikus kirikus saavad toimuma ka hingehoidlikud vestlused, kui ikkagi koguduse liikmel on mure ja ta soovib pastoriga rääkida. Sõltuvad siis sellest, et kas ma siis tulen kohale või siis koguduse liige helistab mulle. Selle kiriku juurde muidugi paratamatult käivad ka ikkagi mingisugused kulud. See on paratamatu, sest tegemist on ikkagi maise asjaga täiesti füüsilise kehaga, mis vajab tegelikult materiaalset tuge. Et oleks väga tore, et kui inimesed teeksid ikkagi annetusi ja aitaksid algkristlikul kirikul algusest peale toimima saada. Ja see on äärmiselt tähtis, et oleks mingisugune võimaluste piires oma toe pakkumine, abi pakkumine ka materiaalsel viisil. Et tegemist on kriisi ajaga, aga ütleme, et niimoodi, et iga väike abi on teretulnud. Iga toetus on teretulnud, mis aitab siis kaasa selle kiriku toimimisele. Ja mida siis veel võiks küsida ja öelda, et tegelikult kui kellelgi on tõesti näiteks talent ja ta on võimeline mängima siis orelit, siis need inimesed võiksid ka mulle juba varakult teata anda või ütleme siis seda klaveri kujul. Sest halvatud juhul ikkagi sealt olema tegemist ikkagi kultuurimajas toimuva koosviibimise ja liturgilise tegevusega, kuhu siis lisandub piibliring ja soovijatele ka kokkuleppel juba esimesed leeritunnid on juba ette valmistamisel. Et ka neid saab hakata juba varakult läbi viima. Et siiski algkristlikke põhimõtteid tuleb selgitada, et ja päris kohe esimesel korral siis ei hakka siiski kohe
ristima ja kristlikus kirikusse võtma, sest ikkagi on vaja mõnda selgitavat leeritundi, millega siis täpselt tegemist on, mis printsiibid need on. Ja siis, kui on näha, et inimene on asjad selgeks saanud ja mõistnud, millega seal tegemist on, et siis saab tema ilusti ära ristida. Ja ristimistega on niimoodi, et seda võib teha nii jumalateenistuse sees, mis saavad olema igal. Esimene kord on küll erandkorras laupäeval. Järgnevatel, kui vähegi aega ja võimalust on, siiski hakkan neid pidama pühapäeviti traditsioonilisel ajal, kell 11. Kellaaeg on optimaalne, et inimesed saaksid varakult oma toimetused tehtud ja saaksid pühenduda Jumalale, võtta mõne tunni ja ka vajadusel muudel päevadel. Kui on ikkagi pastorile küsimusi ja kui ikkagi koguduse liiget midagi vaevab, siis võib talle julgelt helistada. Mis on mulle siiski hädavajalik, on see, et need, kes on kindlad tulijad, need võiksid mulle siis varakult juba teada anda ja saada mulle siis meililisti meelis35@gmail.com oma nime, kuidas ta tuleb ja kes tema kaasa võtab ja ka kõik väikesele juhi jutu sellest, et millega ta siis tegeleb ja mis on tema talendid. Rõhutan veel kord, kiriku liikmeks saamise eelduseks siiski on see, et tuleb teisest kogudusest välja astuda. See on paratamatu, see käib iga koguduse juurde ja selles ei ole ka midagi väga uut. See on ajast aega niimoodi olnud, et kahte kogudusse ei saa lihtsalt kuuluda. Lõppkokkuvõttes ta siis ei kuulu kummagisse ja ei saa mitte kummagile pühenduda. Et tegelikult see on niimoodi, et mis on üks oluline peavoolu probleeme ja mis hakkab algkristlikus kirikus ikkagi teisiti täiesti olema. Pikemas perspektiivis, kui need koguduse juurde tekib, siis on ikkagi see, et igal pastoril on ikkagi üks kogudus. Tähendab, kui inimene hakkab ennast kindlustama erinevate koguduste vahel, siis lõppkokkuvõttes, nagu ma olen siin kuulnud ja näinud, ei saa mitte kummastki head nahka ja ei saa mitte kumbagi korralikult teenitud. Jäävad puudujäägid ja vajakajäämised ja lõpuks ei ole nii ega teistpidi kellegile hea ja halvemal juhul võib isegi pastor läbi põleda. Sellepärast, et kui sul on ikkagi 2 täistöökohta ja sa pead veel lisaks seal tegelema kõikide asjadega, siis inimesele käib see lihtsalt üle jõu. Korralikult saab tegelikult teenida ainult ühte kogudust. Ei ole võimalik mitut kogudust teenida, sellepärast, et lõppkokkuvõttes siis teenimise kvaliteet ikka väga julmalt kannatab. Ja seda probleemi ma püüan kohe kindlasti vältida. See on ka üks paljudest peavoolu probleemidest, et nad ei ole mõistnud seda, et üle ühe koguduse ei saa ükski pastor teenida niimoodi, et kogudus töötaks ja et koguduseni jõuaks pastori sõna, pastori vägi. Ja muidugi teine asi on ikkagi põhiline talendikus, et kas inimesel on olemas isiksuslikud eeldused ja tahtmine omandada pastori amet. See on siiski päris suur väljakutse, eeldab päris mitmeid talente. Ja kui on talendid olemas, siis on küsimus lihtsalt selles, et inimene on vaja lihtsalt, tema talendid on vaja koolitada ja ellu viia ja viia ligimesteni. Et pastor saaks korralikult kogudust teenima hakata. Loodan päris suure rõhu siiski rõhutan veel kord panna ka noorte tööle, sellepärast, et neile on kõigepealt hädasti vaja selles lõpuaja maailmas anda edasi kristlikud põhiväärtused, et nad saaksid seda elus realiseerida. Ja ka seal on ikkagi sama printsiip, mis testides vanusegruppides, et iga noor siis räägib väheke endast ja kuhu ta kuulub või ei kuulu millisesse koguduse ja mis on tema hobid ja mis on tema siis võimalikud talendid, et see on ka väga tähtis kogudus. Et seda ma eeldan, et need inimestelt, kes sinna tulemas on, aga rõhutan veel kord, et ikkagi varakult juba mulle märku anda, kui olete kindlad tulijad, siis saata meelis35@gmail.com. Kallid kaasteelised, siiski palun ka jätkuvalt abi ja toetust oma raamatu väljaandmisele õla alla panemiseks, sellepärast, et see on raamat, mis peaks olema iga inimese raamaturiiulis, kes tunneb huvi Kristuse vastu, kes tegeleb algkristlusega.
ja kes tahab mõista, mis asi on liturgika ja mida siis inimestele andma ja pakkuma peaks. See on äärmiselt suure tähtsusega raamat, see saab olema ka Algkristliku kiriku liturgikat. Algkristliku kiriku palved ja liturgika saab olema originaalne. Palved kirjutan ise, panen need kokku, lähtudest ikkagi algkristlikest printsiipidest. Ehk ikkagi sellest, et kõigepealt ikkagi sünnib issanda tahtmine ja alles siis kõikide teiste tahtmine. Ja liturgikas on väga oluline rõhk ka usu elavaks elamisel. Kirjakohad, mis ma selles esimeses teenistuses teen, on originaalsed ja temaatika saab olema siiski koguduse asutamisega seotud. Et just sellele ehitan esimese liturgika ülesse. Kindlasti tuleb ka juttu kohvilauas Jeesuse Kristuse ülestõusmisest, tema seostest Vana Testamendiga, käsuseaduse ja armuõpetuse vahel. Sest meil kõikidel tuleb siiski meeles pidada, kallid kaasteelised, seda, et ega Jeesus ei tulnud midagi käske tühistama, ta tuli andma armuväge, et inimesed suudaksid neid järgida. Et nad suudaksid neid järgida ja suudaksid oma usu elavaks reaalselt tegudesse selle panna need printsiibid, mida algkristlus ja piibel on maailmale andnud ja välja käinud. See on selle algkristliku kiriku üks alustalasid, on ka eetiline pool, kus me siis selitame lahti algkristlikku eetikat. Et väga palju saab olema tuginema ka see Matteuse evangeeliumi mäejutlusele. Et leeritundides kindlasti üks kirjakohti, mis tuleb käsitlusele, on ikkagi mäejutlus. Samamoodi kristliku eetikas seisukohalt äärmiselt suure tähtsusega on kõik 3 Risti Johannes jutlus evangeeliumites. Et need on sellised teemad, et mida siis ma tõenäoliselt kavatsen ka juba kohe alguses esimeses kohtumises käsitleda, nendest kirjakohtadest rääkida. Ja siis saab olema ka kodune ülesanne tõenäoliselt nende peale. Need esialgsete plaanide järgi siis oleksid need esimesed kirjakohad, mille peale siis võiks juba mõtlema hakata, et kuidas need kõnetavad. Kallid kaasteelised, kes tulemas olete, et siis oleks teil juba varakult teada, et millega me siis esimeses piiblitunnis ja leeritunnis tegelema hakkame. Esimene leeritund saab tõenäoliselt olema huvilistele esialgsete plaanide järgi Vana Testamendi põhine. Et siin oleme välja valinud nüüd 2 tegelast, Joosepi ja Samueli, ja püüan siis nende elude ja tegevuste kaudu seletada kaasteelistele algkristlikke põhimõtteid. Lisaks siis eelpool kirjeldatud Uue Testamendi kirjakohtadele, evangeeliumitele, saavad olema siis just nende 2 piibli tegelase elud ja printsiibid, mida nad järgisid. Ja leeritund saab olema siis hingehoidliku kallakuga ikkagi, et iga inimene ikkagi räägib omadest kogemustest, mida ta kogenud on, kuidas ta need kristlikud printsiibid töötavad. Et see on nüüd kõige tähtsam ja kõige olulisem, et iga inimene, kes tulemas on, annaks mulle tõesti varakult märku, et siis ma teaksin arvestada, kui palju mul on ja kui palju inimesi on tulemas, sellepärast et siis saab kõike muud ka selle järgi sättida. Siis ma saan informeerida juba varakult majutusteenuse pakkujat, et kuidas ja kui paljudele inimestele ta siis kohvilaua teeb. Ka kohvilaud on kindlasti kohe kavas. Kui kellelgi on tahtmist ja aega, siis ta võib ka oma tehtud küpsetisi kaasa võtta. Et siis oleks üheskoos tähtis. Koos Jumala teenides, Jumalast rääkides ka väikene kehakinnitus olemas. Et ikkagi tegemist on 3-tunnise protsessiga, kui see koosneb siis põhimõtteliselt 3 osast, on jumalateenistus, kohvilaud. Ja siis, kui on juba esimesel korral leeritunni soovijaid, siis esialgu ma saan siiski teha esimese leeritunni nagu lühemad tunni
Ja siis me saame täpselt kokku leppima, kus ja kuidas kohtuma hakkame, sellepärast et leeritunnid saavad ikkagi olema koha peal. Ja mingit Zoomi varianti ma isegi ei võta praegu kaalumisele, sellepärast et Kristus on ikkagi elavate inimeste osadus ja kui inimesed tulevad füüsiliselt kohale, alles siis meil on tegemist tegelikult kogudusega. Vastasel korral on see lihtsalt mingisugune loeng või mingisugune muu üritus, aga mis tegelikult ei anna kuidagi kristliku kohtumise mõõtu välja. Niisiis lühidalt veel öeldes, et seal saab olema siis jumalateenistuse osa, kohvilaud ja ka kavatsen siis esimesel korral juba piibliringi läbi viia ja siis leppida kokku ka leeritunni ajad. Kui nüüd juhtub niimoodi, et kellelgi on juba praegu varakult soov tekkinud saada leeritund, et me saame ka selle kokku leppida. Plaan on selline, et üle 5 inimese ma rühma ei võta, sellepärast et vastasel korral ei suuda ma inimestele edasi anda hingepidet ja selgitada kristlikke väärtusi. Muidugi on mul ka kindlasti plaanis hakata tegelema iga leerilapsega individuaalselt, välja selgitamaks, kuidas ta edasi jõuab, kuidas ta asjadest aru saab, kuidas ta mõistab ja mõtestab algkristlikke printsiipe, kuidas on tema usueluga, mis temale on toeks ja abiks olnud ja mis on tema ootused ja lootused uuele kirikule, mis saab tuginema algkristlikele printsiipidele ja mis on mõeldud kõikide inimeste jaoks tegelikult sõltumata vanusest, sõltumata hariduslikust tasemest, sõltumata kõigest muust. Tähtis on see, et inimesel oleks püüd Jumala poole, ja Kristus oleks tal südames. See on antud juhul kõige tähtsam. Muud asjad on siiski teisejärgulised, sellepärast et kui ka püüd, siis on ka võimekus ja võimalus vastu võtta Kristus südamesse. Siis me võime kindlad olla, et inimene jõuab ikkagi vajaliku tasemeni ja inimene saab algkristlikud printsiibid oma elus lõpuks realiseeritud ja vastu võetud. Antud juhul on see kõige tähtsam ja ootan teid siis kõiki 23. aprilli Tabivere rahvamajja kell 11. Meil tuleb alati tegelikult meeles pidada seda, et siin nagu me näeme juures olevad pildid Johannese evangeeliumi 10. peatükis, ikkagi hea karjane tõstab ikkagi karja prioriteediks. Ja siis tahaksin minagi kindlasti olla kohe hea karjane. Ja tahaksin kindlasti kohe Kristuse oma kaasteelisteni viia ja oma tulevaste koguduste liikmeteni. Aga siis rõhutan veel kord, et oluline on see, et Kristus oleks südamus. Teiseks, et kindel otsus siis oma endisest kogudusest välja astuda, sellepärast et 2 kogudusse kuulumine ei ole võimalik ja 2 Jumalat tegelikult ei ole võimalik üldsegi teenida. See on paratamatult, lõpuks siis mõlemad kogudused kannatavad. Et üldiselt saab siiski pühenduda, nagu ma enda isiklikult kogemustest võin öelda, korralikult saab igal tasandil teenida ainult ühte kogudust. Sest vastasel korral lihtsalt see laguneb laiali, see teenimine ja ühel hetkel siis te olete ikkagi lõpuks sunnitud valida ühe või teise või 3. koguduse kasuks. See on paratamatu sellepärast, et esiteks on ka need vaimsed printsiibid ja inimeste hingelised iseloomud ka vägagi erinevad kogudustes ja siis, kui me teenime mitut kogudust, siis me ei halda enam neid ja siis me lõpuks ei saagi aru, mismoodi ja kuidas me peaksime ligimisele lähenema. Ja see probleem ei pruugi tekkida ainult pastoril, et see võib tekkida ka lihtsamal teenijal. Sellepärast, et tekib vaimne segadus. Ja sellepärast ongi väga tähtis, et inimesed ikkagi teeksid valiku ühe koguduse kasuks. See on äärmiselt suure tähtsusega. Järgnevalt võib tegelikult veel öelda ka seda, et algkristlikus kirikus on ikkagi Kristus esikohal ja siia ei hakka laienema nüüd mingisugused riiklikud piirangud, et kui seltsimehed kuskil otsustavad, et ühe või teise valikut tegemata jätmisel te ei saa koos käia, neid ma ei kavatse siiski nendega kaasa minna päris kindlasti kohe mitte. Sellepärast, et siis ma läheksin juba algkristlike printsiipide vastu
ja astuksin kahjuks samasse ämbrisse, millele on astunud väga paljud konfessioonid läbi ajaloo. On hakatud koostööd tegema riikidega küsimata, kas see koostöö tähendab kristlike printsiipide hülgamist või ei tähenda. Ja see lõppude lõpuks imeb kõik konfessioonid verest tühjaks vaimses mõttes ja teeb inimestele täiesti võõraks ja viib siis halimal juhul isegi nende hukkumiseni. Nagu me juuresolevalt pildid väga hästi näeme, kuidas kahjuks peavoolu kirik on vaimses mõttes verest tühjaks jooksnud ja sisuliselt juba hinge vaakumas. Võiks isegi öelda kahjuks, et juba surnud. See on kurb ja kahetsusväärne, et me püüame nüüd seda päris kindlasti kohe vältida. Nii et lähiajal siis tuleb sotsiaalmeediasse ka siis see kuulutus üles, kus ma siis täpselt välja selgitan, mismoodi ja kuidas see saab olema. See meie kohtumine ja millistest printsiipidest ma siis lähtun, panen sinna väiksed kommentaarid juurde, et siis iga inimene saaks lugeda. Et iga inimene saaks lugeda ja mõista siis, millega tal õigupoolest siis siin tegemist on. Tegemist on siiski puhtalt tõsise algkristlusega, kus siis esiteks rõhutan veel kord väikese kõne lõpetuseks, ei teha naiste ordinatsiooni, kus ei teha koostööd nende printsiipidega, mis on vastuolus algkristlusega, näiteks ka ei teha kummardust kindlasti meditsiiniagendale. See on väga oluline teada. Ma ei hakka mitte kunagi mitte kellegi käest nõudma ka vaktsiinipassi, ka see on äärmiselt tähtis. Sest kahjuks on väga palju neid, kes mingitel põhjustel oma truualamlikkuses on kaasa läinud ilma igasuguse vajaduseta sellega passi järgi. Seda viga ma ei kavatse siiski korrata. Nii et kallid kaasteelised, paluks juba siis varakult märku anda, kes on tulemas ja saate need siis meilile meelis35@gmail.com ja kallid kaasteelised, palun ka tuge ja toetust abi oma raamatule, mis on ilmumas, mis on trükikojas, mis on kokku pandud, mis ootab ainult finantsilise toetuse taga. Ja siis me saaksime kõik üheskoos olla rõõmsad, et see raamat on meil olemas, et me saaksime seda ligimisega jagada ja ka algkristlikke printsiipe sealt tundma õppida. Et kallid kaasteelised, kutsun seda veel kord üles tegema, sest see on vajalik, see on prioriteet, sellepärast, et kahjuks tuleb tunnistada, et peavool ei suuda inimestele enam hingepidet piisavalt pakkuda, vaid on kaasa läinud globalistliku õudusega ja see on ka üks põhjusi, miks ma seda kirikut teen, et inimestel pakkuda hingepidet ja inimesed saaksid oma talente realiseerida ja tuleks ühiskonda inimesi, kes elavad oma talente reaalseks ikkagi kristlike printsiipide põhiselt, mitte praeguse pseudokristuse järgi, kus ühesõnaga päris kristusega ei ole enam mitte midagi tegemist, kus on truualamlik mingile kindlale agendale järgnemine küsimata, kas siis on kristlik või ei ole. Sellest on kahju, aga nii paraku praeguse seisukord on. Ja kallid kaasteelised, tänase lühikese video lõpetuseks. Palun ma kõik meie issanda kätte tema antud ja õpetatud sõnadega ja enne seda veel ka teatan, et ka teen pühapäeval kindlasti palmipuude püha puhul video, kus ma siis räägin palmipuude pühast ja püüan selle taustal siis lahti seletada algkristlikke printsiipe ja kus ma siis annan ka edasi veel täiendavat informatsiooni, mis mul on vahepeal laekunud algkristliku kiriku kohta. Aga palugem siis kõik issanda kätte üheskoos, tema antud ja õpetatud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiega andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen. Kaitsku ja hoidku meid püha kolmainus Jumal kõigis meie päevades. Aamen.